Nii, siin siis tuleb juttu nüüd sellistest andmetest, mis ei ole avaandmed ja mis on siis, oleksid saama kättesaadavaks läbi Statistikaameti tööjaama. Ja muidugi nad ongi nagu algselt siis Statistikaameti kogutud rahvaloenduste andmed. Ja IMO projekti käigus oli meil siin selline mõte, et saaks need andmed, 3 loenduse andmed teha siis sellisele kujule, et neid oleks nagu lihtne kasutada. Ja et saaks nagu rohkem informatsiooni ka sellest 3 andmestikust kätte. Et olemas siis olid isikute, leibkondade ja eluruumide andmed, need olid siis algandmed, mis meile kättesaadavad, olid anonüümsed andmed, kuid nad omavahel on seotavad ja me nimetasime seda tööd andmete harmoniseerimiseks, et siis nagu moodustada sellised, mitte nüüd päris uued andmed, aga sellised samade andmete baasil nagu sellised kohendatud andmed, millel on siis ühesugune andmekoostis ja mille tunnused on siis nagu ühtmoodi ka nagu korrastatud selliselt, et neid oleks lihtne kasutada. Et sellest põhimõtteliselt olid siis nagu olemas 2000 ja 2011 aasta rahvaloendused, nii nagu nad siis Statistikaameti elektroonilistes andmebaasides olid olemas ja siis 89. aasta rahvaloenduse andmed olid kunagi ammu toodud tagasi siis Moskvast ja need olid siis ka praegustele kasutatavatele arvutitele nagu kohaseks tehtud, aga siis nende andmete struktuur oli ja need andmed olid kogutud ikka üksjagu teistmoodi. Et see andmete harmoniseerimisel siis kõigepealt siis sai välja selgitada sellised tunnused, see tunnuste komplekt, mis siis nagu vähemalt 2 loendusel oli olemas, et siis nagu oleks midagi siis nagu ühtseks teha. Nendest tunnustest, mis siis vähemalt 2 loendusel olemas olid, sai vaadatud siis need tunnused, mis on nagu täielikult võimalik ühtlustada, mis osaliselt ühtlustusid ja siis osad tunnused olid muidugi sellised, mis üldsegi ühtlustada ei saanudki. Ja töökäik oli siis niisugune, et need väärtused, need tunnuste väärtustele moodustati ühtsed jaotused ja siis sai need ümber kodeeritud niimoodi, et kui üks tunnus võtta, siis ükskõik millises sellest 3 loendusest, siis saad samasuguse sagedustabeli gruppide viisi. 89. aasta loendusel oli vaja siis rakendada ka rahvusvahelisi klassifikaatorid, niivõrd kuivõrd seal oli võimalik teha. Ja töö käigus tuli siis teha ka definitsioonide võrrelduvuse kontrolli, sest vastasel juhul ei oleks seal olnud nagu need tunnuseid võimalik olnud nagu ühtlustada. Ja võimalusel siis definitsioone kohendada ka, et peab ütlema, et alati see ei õnnestunud ja sellepärast need lõpptulemusandmed on mõnevõrra nagu kitsamad või ütleme, need jaotusi tunnustel on vähem, sest kui ühest loendustest oli neid jaotusi nagu vähe, siis ei saanud teistele ka siis maksimaalselt panna. Ja siis lõpuks, kui see loenduste kaupa see harmoniseerimistöö oli ära tehtud, siis sai lisada isikuandmetele eluruumide ja leibkondade andmed. 89. loenduse andmetes olidki nad nagu põhimõtteliselt koos, nii palju kui neid seal oli, aga siis 2000 ja 2011 sai siis leibkonnad, eluruumid tegelikult ühendatud isikute andmetega, nii et igal isikul on oma eluruumi ja siis leibkonna andmed on nagu juures. Et siis nende nagu harmoniseeritud andmete pealt siis sai lõpuks ühisosa välja selgitatud ja siis nii-öelda longituudsed andmed komplekteeritud, mis ei ole nüüd küll päris selles mõttes longituudsed, et vahepealsed punktid on puudu, sest nad ikkagi näitavad ainult 3 ajapunkti.
aga noh, siia on siis vahele võimalik siis tekitada ka sellised tihedam andmestik näiteks rahvastikusündmustega ja siis nagu tekitada siuksed tõeliselt longituudsed andmed. Kogu see töö siis sai ka ära kirjeldatud, et kuidas need andmed harmoniseeriti, kust sai võtta, millistest tunnustest tulid algtunnustest tuli informatsioon ja kuhu siis, missugune tunnus siis sellest moodustati. Ja samuti sai kirjeldatud siis ära ka siis loenduste ühendamine. Siin on mul see pildi peal sama jutt nagu näha siin, et siin iga värv näitab siis nagu eraldi loendust ja siin on näha, et need algsed andmefailid olid mõnevõrra nagu erinevad, et altpoolt vaadates siin 89. aasta rahvaloendused olid siis ainult isikukirjad olemas, kus olid siis ka eluruumi informatsioon juures. 2000. rahvaloendusel olid isikukirjad ja eluruumide kirjad eraldi ja olemas olid siis nagu identifikaatorid. Need on siis nagu loendusfailide nagu oma indikaatorid, seal ei ole midagi pistmist isikukoodidega ega nimedega ega midagi siukest, et need on sisuliselt on nad anonüümsed andmed, aga on olemas need indikaatorid, millega saab siis neid ühendada omavahel. Nii ühe loenduse siseselt esiteks ja siis hiljem siis näeme ka, et loenduste vahel. Et siis harmoniseerimise käigus, nagu ma siis ütlesin, et need said siis moodustada iga loenduse jaoks siis selline loenduste komplekt, mis oli nagu ühine 3 loendusele ja siis klassifikaatorid ja jaotused, et said kõigile loendustele ühesugused. Ja siis tekkisid siis nagu 3 sellist harmoniseeritud loenduse andmefaili. Et muidugi võrreldes nende algsete failidega, mis olid siis loendusfailid olid olemas, need on palju üksjagu väiksemad selles suhtes, et neid tunnuseid on vähem, sest loendusküsimustikud olid erinevad ja põhimõtteliselt on muidugi need tunnused, mis nagu kõikides loendustes olid, on nad olemas ka nendes failides ja on olemas siis ka need tunnused, mis 2 loenduses ainult olid, aga mõnel juhul tuli tekitada veel juurde ka tunnusele nagu versioonid, et nagu hoida maksimaalselt seda informatsiooni, mis siis nagu olemas olid. Näiteks, mõtlen, mis seal näiteks olid, tulegi hetkel meelde, näiteks oli seal vist see eluruumi ehitus, hoone ehitusaasta näiteks oli nagu erinevalt grupeeritud aastad, et ei olnud mitte aastate viisi, vaid aastate gruppide viisi ja et näidata siis, et saada nagu 3 loendusest ka ühte tunnust kätte, siis sai need grupid nagu suuremaks teha, et nagu kataksid nagu kõik ära ja nii edasi. Ja siis oli õnneks oli olemas siukene informatsioon, mis sidus 2 loendust, 2000. aasta loendust 2011. aasta omaga ja 2000. aasta loendust siis 89. aasta isikukirjetega ja me saame moodustada siukese faili, kus siis need 3 loendust on koos ühes failis, kus on igale nagu isikukirjele on siis olemas 89. aasta, 2000. aasta ja 2011. aasta loendusega kogutud tunnused. Loomulikult ei ole seal kõigil inimestel 3 loenduse tunnused, sest osa inimesi on juba kadunud ja osa on juurde tulnud. Ja järgmine pilt mul siin näitabki seda, et mis siis nagu see ühendamise tulemus oli. Et siin on siis nagu näha, et 3 loenduse kokku õnnestus leida ligi 40% nendest kõikidest kirjetest, mis 3 loendusel kokku siis nagu
olid olemas nii 89., 2011. aastal. Kahel viimasel loendusel siis ainult oli siis veel 12% ja kahel esimesel loendusel veel siis 11%. Nii et põhimõtteliselt on see osa siin peaaegu 2/3 nendest kirjetest on siis sellised, kus saab sind vaadata, et mis siis inimesega toimunud on ühest loendusest teise. Ja siin üks väike osa oli ka selline, mis loenduste puhul on üsna loomulik, et on ka mingi kadu ja võimalik ka, et inimesed olid lihtsalt ära, et olid 89. aastal ja 2011. aastal ka olid, aga vahepeal olid ära. Siin on muidugi see 89. aasta, see oranž värv siin näitab muidugi seda, et meil rahvaarv oluliselt vähenes, palju läks just lahkus 90. aastate esimesel poolel ja sellega seoses on siis see kadu siin 89. aasta pealt suurem. Ja ega siis nende andmetega nüüd eriliselt suuremat sorti analüüse ei ole veel nagu tehtud. Vähemalt ei ole midagi veel avaldamisele saanud meil oma käes ja nad põhimõtteliselt need saavad siis kättesaadavaks teadusuuringutest Statistikaameti tööjaama kaudu, kui me saame siin Kajaga need asjad seal niimoodi ära ilusasti kokku lepitud, et kõik on ilusasti ja korras, et siis saab neid sealt kasutama hakata. Et iseenesest nad otseselt ei ole nagu liikuvusandmed, aga samas on siin olemas ju isikute elukoha andmed, mida saab ju siis ühest nagu võrrelda loenduste erinevatel hetkedel, et selles suhtes saab siit muidugi liikumust ka kätte ja rahvastiku paikanemist ja põhimõtteliselt saab ju vaadata lausa asula tasandini välja, niivõrd kuivõrd andmekaitse ja andmete konfidentsiaalsuse reeglid lubavad. Et ma siin lõpetuseks üritasin veel ühe pildi joonistada kähku, et mida siit näiteks välja vaadata saab nendest ühendatud andmetest, et natuke võib-olla selline segane pilt, aga et ma mõtlesin, et mis andmed need sellised on, mida saaks vaadata, et mis siis toimunud on inimesega või inimeste grupiga. Siin on mul siis sünniaastate järgi inimesed grupeeritud ja see näitab mul siin praegu selliselt, et need punased täpikesed on siis eesti keele oskajad, eesti keele emakeelena rääkijate arvu muutus võrreldes 89. aastaga, mis on see sinine joon. Et siin on näha, et neid eesti keel, põhimõtteliselt on need samad inimesed kõik, kes olid 89. aastal, et nad on nagu sinna veidi erinevalt ennast siis nagu identifitseerinud, et 2011. aastal on siin osades sünnikohortides on nad ennast identifitseerinud veidi rohkem eesti keelt emakeelena rääkivateks. No siin näiteks 61-70, 51-60 oli ja mõnedes on millegipärast vähem. Ja siin need teised, see on nüüd see vasakpool, parempoolne skaala siin, väikesed protsendid. Ja siin teisel pool vasakpoolsel skaalal üritasin ma siis näidata nüüd mitte eestikeelsete osakaalu muutust, tähendab mitte eestikeelsete hulgas eesti keelt valdavate osakaalu muutust kohortidest ja siin need suured mustad ruudud on siis 89. aasta seis, mis näitab, et kui palju siis selles kohordis eesti keelt rääkis. Siin ütleme nii 40-50
kohordist 1941-50 on neid olnud siis siin 20–25% selles vahemikus. Ja siis need kaks ülemist täppi näitavad, et siin on niisugune kummaline asi, mis võib-olla siis need inimesed, kes hakkavad hiljem analüüsima neid andmeid, selgitavad välja, mis siin siis toimunud on, aga et siin nagu näitab see pilt selliselt, et 2000. aastal oli neid nagu rohkem, kes siis eesti keelt oskasid. No, oluliselt rohkem, aga 2011. aastaks oli see nende osakaal natukene väiksemaks läinud võrreldes siis 2000. aastaga. Aga samas on ju näha, et võrreldes 89. aastaga on see osakaal kõikides kohortides on muutunud suuremaks, need eesti keelt võõrkeelena rääkivate inimeste osakaal. Et selline pisikene näide nendest andmetest. Aga need andmed siis saavad siis ühel hetkel kättesaadavaks jälle Statistikaameti tööjaama kaudu. Muidugi ainult teadusuuringuteks, nagu ma aru saan. Need on ikkagi rahvaloenduse andmed ja mikroandmed hästi madalal tasemel, tähendab põhimõtteliselt isikuandmed, kus on siis nii demograafilised, eluruumi ja leibkonna andmed juures. Et sellega ma siis selle informatiivse jutu siin lõpetaksin, et siis küsige, mis te tahate rohkem teada sellest. Ja ehk siis tulevikus, kui neid andmed siis saab hakata nagu hoolega kasutama, siis ehk tekib ka küsimusi ja saab nendega veel siis kohendada nii palju, kui neid siis vaja on.